tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel olla teie ees videoga, mis on siis nüüd selline huvitav ladumine, mis puudutab siis nüüd meie uut 12 loomamärgi või päikesemärgi oleks võib-olla õigem öelda, uut aastat, mis siis omakorda tähendab seda, et saabumas on punase tulihobuse aasta, mis tegelikkuses saabub siis 17. veebruaril. Ja kasutan siis nüüd kohe kõigepealt võimalust anda teile teada üks väga hea uudis. Ja see on nimelt see, et Pärnu konstellatsioonide töötuba ja koostöös tähtede ja pärlite heade kolleegidega oleme võtnud nõuks teha tulihobuse aasta vastuvõttu glamuurse ürituse. Miks glamuurse? Seekord, kuigi me oleme teinud igal aastal neid üritusi, siis seekord sellepärast, et see peab tulema koos vilede ja tuledega, koos sära ja sädelusega. See peab olema ääretult äge, kihvt üritus. Ja seda eelkõige selleks, et teie uus aasta, mu head vaatajad, kuulajad, lähekski mõnusa hooga, tempoga ja just nimelt selles suunas, kuhu te tahate, et ta läheks. Ja ma rõõmustan teid sellega, et ma annan teada, et veel on kohti tulehobuse aasta vastuvõtule. Ja kui sa nüüd ruttu vaatad selle video ära ja leiad, et sina tahad sinna kindlasti kohta saada, sest seal me teeme ennustusi järgmiseks aastaks, meil on glamuurne kihvt show sellel aastal, meil on veel üllatusi, meil on loosid, üks asi, mis me kindlasti välja loosime, on üks tasuta isiklik töö, konstellatsioonitöö. Ja seal on veel üllatusi, seal on veel loose, auhindu, kingitusi, ennustusi. Nii et see on üks äraütlemata vahva üritus 17. veebruaril 2026. aastal. Ja mõistagi on see Pärnus ja mõistagi ta on väga kihvt ja äge üritus. Nii et kes sa seda ladumist nüüd vaatad, paratamatult sa said selle olulise informatsiooni teada, sest muidu sa ei oleks juhtunud seda videot vaatama, kui sul ei oleks seda informatsiooni teada vaja olnud. Nii et nüüd nibin-nabin ruttu, kui see sind kõnetas, siis video lõpus ja nagu kõikide minu videote lõpus on minu isiklik kontakt. Ja kui sa veel tahad minu tegemistest rohkem teada saada, nagu ka sellest tulihobuse aasta vastuvõtust, siis loomulikult sa saad seda teha, kui sa lähed minu kodulehele www.constellation.com ja sealt sa saad kõik minu koordinaadid, minu tegevused ja kõik minu ka kokkusaamise võimalused ja kontaktid. Nii et hetkel ma tänan sind, et sa kuulasid selle olulise informatsiooni ära ja järgmiseks ma siis teen ennustuse selleks samaks algavaks tulihobuse aastaks nüüd kõikidele päikesemärkidele. Ja loomulikult on see ju ikkagi meelelahutusliku sisuga ja mõistagi ei ole vaja siit otsida punkt punktilt mingisugust ettekuulutust, vaid see on kindlasti osa sellest, mida sinu alateadvus tahab sinule edasi öelda. Ja kui sa juhtud seda videot vaatama mingil muul ajal, kui see tulihobuse aasta on juba alanud ja vastu võetud, siis see tähendab seda, et sa pead ikkagi kuulma seda sisu, mis siit praegu tuleb. Nii et moel või teisel oled sa ikka õiges kohas alati, kui su nupp vajutas või su näpp
sõrm vajutas nupule vaata. Nüüd aga head mõnusat vaatamist. Tere, mu kallid kaalud. Rõõm on teiega kohtuda. Rõõm on teile ladumist teha. Ja vaatame, head kaalud, mis on teile. Kõigepealt need 2 esimest kaarti, mis on platvorm või positsioon, millest me nagu hakkame tõukuma ja millest me siis läheme nii-öelda liikvele oma ladumisega. Nii, vau. Vot nii, kallid kaalud, ja tuli 3. kaart, uskumatu lugu. Nii nagu tuli praegu neitsidele, tuli 3. kaart armastuse oraaklist, nii tuli kipperist praegu kaaludele 3. kaart ja kuulge, see on hämmastav, mida need kaalud, kes praegu nüüd juhtuvad just nimelt seda ladumist vaatama, mida teie nüüd silmakesed näevad, eks ole? Mida teie silmakesed näevad? Kõigepealt, kallid naisterahvad, kui teie olete nüüd ise naisterahvad, kes seda vaatavad, siis te olete ise välja tulnud kaunis kaalude naine. Ja teie number, mida te võiksite meeles pidada, on 6, 15 ja 3. Ja vaadake, siin vist ei ole sõnu vaja. Armastajate kaart tuli teile välja. Armastajate kaart. Ehk siis, ja nagu sellest oleks veel vähe, siit tuleb abielukaart. Teate, see on väga huvitav, sest et seda ei tule tihti ja 2 kaarti veel eriti. Nii et kui te olete mehed, eks te pöörake see asi siis ringi, siis tuleb vist naine võtta, siin ei jää enam muud üle. Aga ma arvan, et need kaardid, nende lahti rääkimine vist on suhteliselt tarbetu. Et kõigepealt on siis see, et kallid kaalud, kes te olete kaunid, pöörake siis tähelepanu iseendale kõigepealt, sest number 1, teie olete ise see küps naine ja siin räägitakse sellest küpsusest, mis tähendab hingetarkust. See ei tähenda niivõrd vanust, aga see võib tähendada vanust. See tähendab seda, et kõik naised, kes on juba küpsemas eas, on kaotanud lootuse, et võib-olla ei leiagi partnerit, siis teate, need kaardid räägivad küll risti vastupidist. Et vähe sellest, et te leiate partneri, te võite veel isegi abielluda. Loomulikult, kes seda soovivad, kes ei soovi, ei pea. Abielukaart ei tähenda ladumistes alati abielu, vaid tihti tähendab see ka seda, et teie suhted muutuvad kindlamaks. Kui teil on juba armusuhe, siis see armastus muutub sügavamaks. Suhe võib liikuda teisele tasandile. Kui te olete olnud kas kaugsuhtes, siis te lähete lähisuhtesse. Kui te olete olnud kooselus, siis te võib-olla abiellute või võite abielluda, eks ole. Need on sellised märgusõnad. Nii et väga kaunis laud, kallid kaalud, uskumatu. Vaatame, mida kuldne tara teile siia juurde ütleb. Mida kuldne tara ütleb siia juurde? Nii. No nii, muidugi, ega siis nii ideaalne see pilt ka ei saa olla, kui ta siin alguses nagu paistis. Selles mõttes, et pilt on ikkagi ideaalne, aga ennem kui te saate minna uude suhtesse või enne kui te saate keskenduda sellele, mida hobuseaasta teile toonud on vaja ära lõpetada vana südamevalu põhjustanud suhtedünaamika. Siin on päris selge, et siin on olnud armukadedust, siin on olnud kolmnurki ja need on võtnud nüüd enne hobuseaastat väga kõvad tuurid ülesse. Väga kõvad tuurid ülesse ehk teilt nõutakse, kallid kaalud, otsustusjulgust. See mitte rahuldanud paari suhe selja taha jätta. No siin me ei saa rääkida millestki muust. Siin tegelikult materiaalset aspekti üldse kuskilt ei paista. Õhumõõgad, see on armukadeduse kaart üldjuhul.
See on pidude ja suhteladudes ka ladumistes ka armukadeduse kaart, kolmnurkade kaart. Vaat kõik sellised asjad, kui on kolmnurgad, eks ole, siin on ka kolmnurk, mis põhjustab südamevalu. Kolmnurk tähendab seda, et partneril on peale teie ka veel partner või on vastupidi, et te olete iseenda partneri kõrvalt leidnud endale partneri. Siin on erinevaid inimesi vaatamas. Moel või teisel see, kes on ilma partnerita selles kolmnurgas või kelle partner vaatab teisi partnereid, sellel on kahtlemata südamevalu. Siin ei saa üldse teisiti lähenedagi. Ja kindlasti pidu ja pillerkaar on ka kahes tähenduses. Ühes tähenduses ongi pidu. Kui te saate selle kolmnurga teema ära lahendada, siis väga kiiresti asjad lahenevad teie jaoks. Ja siis te saate nautida ka ise oma meeldivate sõprade ja tuttavate seltskonnas oma uusi suhteid. Ja teisipidi, kui on armukadedus ja kolmnurgad, siis need kiiresti nüüd hobuse aastal kõik lahenevad. Nii et ühesõnaga asjad hakkavad toimuma, ma ei julgeks öelda kolossaalse kiirusega, aga ikkagi väga ruttu. Et see otsus, mida te olete pikalt kaalunud ja siit tuleb 8, kes näiteks 8 aastat on kaalunud, kes on 5 aastat kaalunud, ma ei tea, kes on 3 aastat kaalunud, kes on 6 aastat kaalunud, need kõik on need märgusõnad, eks ole, et suhteliselt pikad, et need suhted ei ole olnud siin 2 ja 3 aastat või tähendab 1 ja 2 aastat, vaid ikka alates 3 ja 8-ni. Et sellised pikad suhted iseenesest ja mõnel võib-olla isegi veel pikem, mõnel võib-olla 15. Nii et nüüd läheb väga kähku ja asjad loksuvad paika või vähemasti te ise loksutate need paika. Vaatame, mida juuraoraakel siia juurde nagu ütleb. No näed, mida ta ütleb teile? Ta ütleb teile, kallid kaalud, seda, et varjud ja ära usu kõike, mida räägitakse. Kontrolli, kas asjadel on alust ja tegutse vastavalt. Ehk siis siin on niimoodi, et siin võidakse teile ja jälle 15, muide kaart on jälle 15. Et siin võib olla ka mingisuguseid libamärkusi. Siin see kaart tuli ütlema seda, et keegi heasoovlik jutumärkides võib-olla teile tahab rääkida sellest, et teie partner ongi kolmnurgas kuskil. Aga tegelikult ta seda üldse ei ole. Aga need jutud põhjustavad teile väga palju südamevalu. Siis see kaart, juuraoraakel on meil tark oraakel. Tema tuleb ütlema seda, et ära usu kõike, mida räägitakse. Kontrolli, kas süüdistusel on alust ja tegutse vastavalt. Siin on konkreetselt ka selline variant õhus 30% vaatajatest, et keegi kolmnurgas olev indiviid ise tahab võib-olla levitada valejuttu ja võib-olla teid lahku ajada, aga see on variant. Siis ärge tehke midagi tormakalt. See sauade 8 on väga kiire kaart. See tähendab seda, et ükskõik, mis te ei otsustaks, eks ole, kas kiiresti lahku või kiiresti kokku, see käib väga ruttu. Nii kui te otsuse ära teete, kohe tulevad teod järgi. Ja ega see armukadeduse kaart ka ilmaasjata välja ei tulnud siia kolmnurga kõrvale. See tähendabki seda, et siin võib olla tegemist inimesega, kes tahab teist tekitada armukadedust ja võib-olla teid oma partnerist ka lahku ajada. Nii et siin palutakse teilt objektiivsust eelkõige, ehk et selgitage kõik asjaolud välja, kuidas asjaolud siis tegelikult on. Ja võib-olla lahkumineku asemel tuleb hoopis mehele minna. Nii et siin on nagu igal ühel on oma lugu. Me ei saa siin nagu üldistada, et kõigil on absoluutselt ühtemoodi. Et kui te tahate minu individuaalset ladumist, eks te siis tulge ja teeme seda juba individuaalselt. Aga vaatame, mida siis... praegu panin juba inglid välja, jah? Okei, paneme siis ingli kaardi välja, ingli taro. Vau, kuulge kaalud, midagi ei ole teha. Tundub, et ikkagi teie nüüd tänu alla saate sellel aastal. Mida ütleb vesi 10? Alustame kõigepealt sellest, et korraga toimubki teie jaoks liiga palju. Ma ütlesin, et see sauade 8. Ja see sauade 8 on kiire kaart, eks ole. Ja näete, maa 2 tuleb teile ütlema seda, et
tõesti, nii nagu see hobuse aasta peale hakkab tegelikult, siis on kõik see nurgas nutmise ja pikalt kaalumise, pikalt kaalumise aeg saab nüüd otsa ja siis te hakkate kohe väga kiiresti rapsima. Ja tegelikult võib juhtuda niimoodi, et rahaline seis muutub ebastabiilseks, sest te hakkate liiga palju rapsima, liiga palju tööd tegema. Ja siis te olete natuke nagu stressi ajate ennast sellega. Aga teie, kes te olete väga kaaluvad, te suudate selle olukorra stabiliseerida. Ja kui te tahate töökohta vahetada, näiteks väga paljud kaalud ütlevad, siin on ka raha ja tööga seotud see müntide 2, eks ole, siis tuleb teha ka tasakaalukalt. Rahulikult ühest kohast teise minna, rapsida ei ole vaja. Jätkata võib olla alguses samas vaimus ja siis vaikselt uuele dimensioonile üle minna. Ja kui on konkreetselt midagi meeles, et kas ma teen seda, mingi konkreetne küsimus, kas ma teeksin seda või ma ei teeks seda, siis tegelikult on vaja enda poolt see otsus ära teha. Et uutele perspektiividele tuleb olla avatud, aga tuleb olla piisavalt enesekriitiline. Ja teisalt mängulisem. Nii et seal ikka 2 poolt tasakaalu. Aga no nüüd tuleb ju imetabane kaart tuleb ju kohe siia kõrvale ja mida see imetabane kaart meile ütlema tuleb, kuulge, see on uskumatu, vaadake, mis toimub. Armastajad, abielu ja mis on vesi 10, Raider Veedis on ta karikate 10 ja mida ta räägib, et kallid kaalud, mida kõike te olete pidanud ennem seda hobusaastat nüüd üle elama, kaaludele tuleb fantastiline aasta. Sinu pereelu on rahuldust pakkuv. Sind ümbritsevate inimeste vahel valitseb suurepärane harmoonia. Sinu suhted on usaldusväärsed, on tugevad. Sa tunned lõpuks, et sa oled armastatud, et sa oled hoitud ja õnnistatud ja sinu vajadused, võt need samad materiaalsed ja emotsionaalsed, eriti karikate 10 räägib meile emotsionaalsete vajaduste rahuldamisest, et need on täidetud. Kõik suhted, mitte ainult armusuhted, vaid ka sõprussuhted, peresuhted, kõik on nagu viimase peal hästi, nii romantilised kui muud suhted. Et sa oled lõpuks leidnud nii-öelda rahu, rõõmu ja tingimusteta armastuse. Ja lisatähendus muide sellel kaardil ei ole mitte midagi muud kui õnnelik abielu. Nii et head suhted lastega, pereliikmete eest hoolitsemine, vaat kõik sellised super tähendused. Oh kui rõõm, no ma pean teile nüüd suure saladuskatte ütlema, et ma olen ise ka kaalud ja ma olen üllatunud, ma tõsiselt ütlen teile, ma olen üllatunud, mida ma räägin. Ma pärast kuulan selle video üle. Sellepärast, et ega ma ei tea, mida ma räägin. Ma räägin niimoodi, nagu kanalist tuleb tegelikult. Nii romantika ja inglite oraakel, mida ta ütleb, no hämmastav, lihtsalt hämmastav. No teate, ma olen natuke nagu sõnatu ka praegu. Ausalt ütlen teile, ma olen natuke nagu sõnatu ka. Ma ei oskagi, ma loen lihtsalt maha. Et kõigepealt, kallid kaalud, valvake oma südant. Mitte kõik ei vääri teie usaldust. Ja vaadake, siin see on. Te olete saanud väga palju haiget armukadeduse ja kõikide kadedate inimestega seoses, kes teid siis on nii kaugele viinud, eks ole, mitte kõik, vaid need kõik, kes teid on nii kaugele viinud. Te olete saanud haiget ja hoidke oma armast südant nüüd. Sest mitte kõik ei vääri teie usaldust, mitte kõik ei vääri teie armastust. Ja tegelikult on teie ellu tulemas väga sügav ja armastav side, mis nagu köidab teid kogu hingest, kogu südamest. Et see on nagu päris side, see ei ole enam mingisugune näitemäng. Ja lõpuks see inimene, kes teie ellu tuleb, kellega te siis hakkate suhtlema lähemalt, te leiate temaga
elus neid väikesi ja armsaid ja rõõmsaid rõõme ja siit ka võib olla siis need peod ja pillerkaarid ka, mida te olete kuhjaga ära teeninud. Ehk et mille poole te arvasite end mitte kunagi jõudvat, siis nüüd, kallid kaalud, on lõpuks see aeg kätte jõudnud, kus see tulihobune annab ikka täiega takka. Nii et olge nüüd tublid, kiirus saab olema meeletu, võtke see kõik tänuga vastu ja muud ma ei oskagi teile soovida, kui ikka sedasama õnne ja armastust, kallid kaalud. Ja minuga siis kohtumiseni, kas siis tulihobuse aasta vastuvõtul juba 17. veebruaril või siis minu vastuvõtul või siis siinsamas kaardilaua taga, kui enne ei kohtu. Nii et kõike kaunist, kallid kaalud ja järgmiste kohtumisteni. Mu head kaalud, ma unustasin teile võtta tootem linnu või looma nagu kõigile teistele. Võtsin praegu, hakkasin kaarte kokku panema ja võtsin teile ja vaadake, mis tuli. Luigepaar. See on ju truuduse sümbol kõigele sellele lisaks. Nii et kui teil on võimalik, siis kandke endaga kaasas luigepaari või luike või näete sellist ilusat luigekaeladest moodustunud südant. See aitab teie uutel suhetel ilusana püsida ja annab teile jõudu ja jaksu seda kalliks pidada. Selle siis siia juurde. Aitäh!